Tere! Seda, et Tallink on Eesti üks edukamaid transpordifirmasid ja Põhja-Läänemere suurim reisijatevedaja teadsite te kõik. Seda, et ta on Eesti suurim kontserdikorraldaja, ilmselt juba vähem teie hulgast. Minuga mõtteliselt praegu liftis üles sõites võiksite te kaasa võtma teadmise, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi etenduskeskus on viimaste hooaegadega üsna kindlalt võtmas kohta sisse Eesti kontserdikorralduse mahtude poolest esiviisikus. Kaugelt mitte kõik need kontserdid ja lavastused, mis meie majas sünnivad, ei ole meie enda õppejõudude esinemised või üliõpilaste kontserdid. Viimaste hooaegade jooksul on üha enam neid ideid, mida me realiseerime koostöös väliste partneritega ja koostöös väliste ettevõtjatega. Heaks näiteks siinkohal on viimase laupäeva rahvusvaheline muusikapäev, kus ligi 200 kontserdilisest programmist peaaegu 100 osalesid meie õppejõud või tudengid ja see korraldus suures osas lasus meie enda kontserdikorralduse tublidel produtsentidel. Nüüd akustiliste saalide ehitus Tallinnas on pidanud pika, pineva ja muusikutele painava pausi. Viimane kontserdisaal, akustiline kontserdisaal Tallinnasse ehitati just nimelt üle 100 tagasi. See oli Estonia kontserdisaal. Nüüd, loodetavalt natuke vähem kui 2 aasta pärast, sünnib uus kontserdi- ja etenduskeskus Sakala ja Tatari tänava nurgale ja see maja ei ole kindlasti mitte ainult õppehoonena mõeldud meie enda tudengitele, vaid selle äriplaani järgi 4 kontserti 10 ja iga 10 lavastus peaks olema just tehtud koostöös teiega, kallid ettevõtjad, koostöös väliste partneritega või kasutades ära teie ideid. Kontserdisaalis saab olema veidi alla 500 koha ja Black Box pisut üle 100 kohalise erinevate asetustega. Võimalusi, mida pakub akustiline kontserdisaal kombineerituna 21. sajandi võimalustega ja meie professionaalse korraldusega, ausalt öeldes neid võimalusi kõiki ei hooma me isegi täna. Nüüd kohe järgnevalt mõtteliselt minu kolleegi Tammo Sumeraga liftis alla sõites kuulete te aga neid võimalusi, mida pakub see kontserdisaal koos meie helistuudioga. Suur tänu!